Tere, minu nimi on Natalja ja selles videos tahan tutvustada oma õpimappi. Õpimapi koostamiseks valisin Weebly keskkonna. Olen selle keskkonnaga juba varasemalt tuttav multimeedia aine kaudu, sest otsustasin jätkata tööd selles keskkonnas. Weebly tundus mulle mugav, lihtne ja arusaadav portfoolio loomiseks. See võimaldab kujundada lehti, lisada pilte, nuppe, linke ning materjale hästi struktureerida. Minu õpimapp koosneb mitmest põhiosast. Ülemises osas asuvad 3 peamist lehte autorist multimeedia ja infotehnoloogia koolis. Lehel autorist on lühike info minu kohta. Multimeedia osa sisaldab multimeedia aine jooksul tehtud tööd. Ja kõige suurem ja huvitavam osa on infotehnoloogia koolis. Kui avada see leht, siis on näha erinevad nupud, millest igaüks viib eraldi kindla teema materjalidega. Seal on esitatud ülesanded ja postitused, mis on seotud tänapäevaste tehnoloogiatega. Kõige rohkem mulle meeldis 3D modelleerimise teema. Eriti huvitav oli see, et minu enda eskiisi järgi valmistati 3D printeriga mudel. On väga põnev näha, kuidas idee muutub päris objektiks. Samuti mulle meeldis M-õppe ülesanne. Me töötasime rühmades, läbisime marsruudi ja täitsime erinevaid ülesandeid. Selle töö käigus tutvusin rakendusega ActionBound ning lõin oma interaktiivse mängu 9. klassi õpilastele. Minu jaoks oli huvitav ka droonide kasutamine hariduses ja teiste kaasaegsete õpitehnoloogiate tundma õppimine. Õpimapi koostamise käigus õppisin tõesti palju uut ning sain praktilisi kogemusi. Õppisin paremini materjali organiseerima, infot struktureerima ja veebilehti kujundama. Sain aru, et mulle meeldivad loomingulised ja praktilised ülesanded, mida saan kasutada ka oma töös. Tänan vaatamast!